Tere tulemast Tallinna Linnamuuseumi näitusele linnusest linnaks. Taani linna sünd 800 aastat tagasi. Pronksiaeg oli siis selline periood, kui küttimise koriluse kõrvale tuli juba põlluharimine. Tollal ei olnud keskuseks mitte Tallinn, vaid keskus oli Irus. Nimelt Tallinnas ei ole väga head maad põllupidamiseks. Siin on sellised liivikud, mis on kuivad, kui vihma sajab, vesi imbub kiiresti maasse. Aga Iru lähedal on niisugused loopealsed põllud, kus on võib-olla seal maksimum see 10-15 sentimeetrit mulda, mis on hästi viljakas ja Põhja-Eestist on ju leitud ka Euroopa kõige varasemad põllujäänused, mille vanuseks on umbkaudu 2000 aastat. Iru ja selle ümbrus oli keskus kuni 11. sajandi alguseni, kui Iru põletati maha, ei tea kelle poolt. Igal juhul Iru tähtsus kõvasti langes, kuigi seal elati ka hiljem kuni siis muinasaja lõpuni edasi. Ja keskus siis kandus üle Tallinnasse. Näete siit ühte siis pronksiajast pärinevat nõud Tallinna territooriumilt. Jõuamegi siis nüüd aega vahetult enne Valdemar teise tulekut. Pärast Iru langust arvatavasti siis tekkis Tallinnast Tõnismäe Kagu-Nõlvale asula ja siin selle jällegi Joona Ratase tehtud rekonstruktsiooni pildi peal te näete, missugune situatsioon võis siis ütleme aastal 1218 vahetult enne Valdemar teise tulekut Tallinnas olla. Üleval Toompeal siis muinaseestlaste linnus, siin näete siis Tallinna lahte, siin on tinglikult siis väikene niisugune asula praeguse Kalamaja kohal, siin näete kahte veesilma, mis on kunagise siis niisugused jäänukjärved, mis on tekkinud siis maakerkega, kui veepiir on taganenud, on jäänud kaks siis veesilma, see on siis jäänused kunagisest Tallinna lahest ja siit siis tuleb tee Toompealt alla, siit tuleb praeguse Roosikrantsi tänava suund ja siin vastas näete on joonistatud välja asula. See on nüüd ütleme niimoodi, et viimase 4 aasta arheoloogiliste uuringute või isegi mitte 4, vaid 3 aasta arheoloogiliste uuringute põhjal võib oletada, et enne Valdemar teise tulekut oli siin asula. Nimelt Roosikrantsi tänava ja Pärnu maantee ristumiskoha vastas algasid mõned aastad suured arendustööd, hakati ehitama uusi büroohooneid ja nagu muinsuskaitseseadus ette näeb, enne kui ehitaja saab kopa maasse lüüa, on vajalik kaitsealustes piirkondades uuringud läbi viia. Ja aastal 2016 leiti siit väga palju huvitavat. Siit ei saadud küll konkreetselt mingeid hoonepõhju, vaid
ligi 1000 kildu keraamikat, mis pärineb ilmselt muinasaja lõpust, 12. sajandi teisest poolest, 13. sajandi algusest. Ja need killud olid siis, leiti ühest prahiaugust ja pärinesid umbes 30 erinevast nõust. Teen ühe väikese kõrvalepõike. Arheoloogi jaoks ongi kõige magusamad kohad igasugused jäätmeaugud, prahiaugud, käimlakastid. Sest auk sai prahti täis, aeti kinni, kaevati kõrvale uus. Või ka käimlakast või jäätmeauk. Jäätmeauke kasutati, seal käidi ka oma ihulisi vajadusi rahuldamas. Et neid aeg-ajalt, juba hilisem ajal linnas puhastati, aga kui sa seda käimlakasti puhastad, siis sai kraabis seda kunagi ju täiesti ideaalselt puhtaks. Ja seetõttu just, ütleme, kui kast on näiteks, kast on ikkagi nelinurkne, siis nendes nurkades alati on kõige magusamad leiud, et nendest kohtadest tavaliselt leiab terveid või natukene katkiseid esemeid. Arheoloogi jaoks väga tore koht. Siit leiti hästi madalate 40 sentimeetri sügavuste kraavide süsteem. Ja kraavid olid huvitavad. Kraavid olid esiteks madalad ja neil ei olnud kuhugi poole kallet. Nii et ilmselt kuivenduskraavid nad ei olnud. Selle näituse kuraator, arheoloog Erki Russov, oletab, et need võiksid olla siis juba nende esimeste kolonistide poolt niisugused kaevatud kraavid, mis märgivad kinnistu piire. Lõpetuseks selle pildi juures veel 2 järvekesest, mis siin keskel näha on. Praegu on nende järvede kohal on siis Viru kaubanduskeskus ja Tallinki hotell siis Laikmaa tänaval. Siin selle kaardi peal me näeme siis neid kohtasid, kus on Tallinna kõigepealt vanalinna territooriumilt saadud muinasaegseid leide ja siis väljaspool vanalinna. See koht on nüüd kunagine Härjapea suue, kus tuli üsna palju keraamikat siis muinasaja lõpusajanditest 1996. aasta kaevamistel. Siis teine koht väljaspool linna on siis Roosikrantsi tänav ja siin täpselt Pärnu maantee risti vastas olev ala. 1999. aastal, nii et juba üle 20 aasta tagasi, ise viies läbi arheoloogilist järelevalvet Niguliste tänaval, siis Niguliste kiriku põhjaküljel sattusin täiesti juhuslikult 2 matusele. Matuste juurest saadud leiud on siin. Ja teine matus oli kolmikmatus, kus siis olid maetud korraga ühte hauda naine, mees ja laps. Ja ehted olid kaasas ainult naisel. Ja sellel pildil on näha siis 1996. aastal Roosikrantsi tänavalt leitud jupikene muinasaegsest teest, niisugusest pinnast teest, kus siis liiva on vankrirattad vajutanud sügavad roopad. Ja kui seda teed nüüd vaadata Tallinna plaanil, siis ta suundub täpselt Toompea sihis. Nii et ilmselt oli
teega, tegemist siis teega Toompeale. Ja me olemegi jõudnud muinasaja lõppu ja nüüd hakkame rääkima siis Valdemar Teisest aastast 1219 ja siis linna algusest. Enne kui asuda Lindanise lahingu ja Valdemar Teise vallutuse juurde, natukene ka nendest teooriatest, mis linna tekkimise kohta on erinevatel aegadel välja käidud. Balti-Saksa arhitekt Paul Neumann 20. sajandi alguses pakkus, et linna algus võiks olla praeguse Niguliste kiriku kandis, sest mõõgavendade ordu ju 1230. aastate alguses kutsus Ojamaalt Saksa kaupmehed siia 200, väidetavalt kirjalike allikate järgi 200 kaupmeest. Kui palju ja kas nad siia tulid üldse ja palju neid oli, kas tuli tõesti 200 kaupmeest või on see arv koos nende kodakondsetega, me ei tea. Aga see välja pakatud teooria võib-olla ei olegi väga vale, sest siin Toompea siis idanõlval oli see üks niisugune hea koht, kõrgem koht, kuivem koht, kus siis oma asula rajada ja lisaks muidugi Toompea linnus oli kohe külje all, oli võimalik kiiresti hädaohu korral pakku minna. Tallinna linnaarhiivi arhivaar enne teist maailmasõda Paul Johansen on välja pakkunud, et enne Valdemar Teise tulekut võis Tallinnas olla 3 niisugust asustuspeda või kohta, kus elati, et esiteks siin Tallinna territooriumil oli Sulevimäel venelaste kaubahoov. Ütlen etteruttavalt, et arheoloogilised andmed seda, et seal mingisugune asustus oli, ei kinnita paraku. Skandinaavia kaubahoov oli seal, kus on praegu Oleviste kirik. Jällegi meil andmeid ei ole selle kohta. Räägitakse, et seal oli algne puukirik. Kuigi seal ka see puukirik oli, siis paraku hilisem kiriku ehitus on selle varasema kultuurkihi hävitanud ja me kunagi seda teada ei saa. Ja arheoloog Marika Mägi on siis pakkunud välja, et sellise teooria tuginedes Läänemere lõunakalda linnade ja ka Taani linnade analoogidele, et siis keskaegne linn rajati selle muinasaegsele asustusele võimalikult lähedale või selle peale ja on pakkunud siis välja, et võis asula olla Toompea kagunõlval, kus nagu viimased aastad näitavad, me oleme tõesti, arheoloogid on leidnud tõendeid, et seal võis olla siis asustus enne taanlaste tulekut. Ja miks just seal? Asi nimelt selles, et selle Tõnismäe niisuguse selle kagunõlva varjus oli väga hea niisugune oma asula rajada, see oli kaitstud siis põhjatuulte eest. Marika Mägi arvab ka, et siis linnus ei olnud mitte üleval Toompeal, vaid oli hoopis siis Tõnismäel. Kahjuks ilmselt seda me ei saa mitte kunagi teada, kas ta oli seal, sest 17. sajandi lõpus, 18. sajandi esimestel aastatel, kui käis juba Põhjasõda, kaevati Tõnismäge
hinnanguliselt 8–10 meetrit madalamaks, et likvideerida siis hea laskepositsioon vaenlase suurtükkidele, nii et see kultuurkiht on kahjuks läinud. Ja Marika Mägi paigutab siis Toompeale hoopiski muinaseestlaste kultuse koha, jällegi Läänemere, viidates nagu siis Läänemere lõunapoolsete linnade analoogidele, et sealt oli ka kultuskohast pidi olema ka ümberkaudu hea vaade ümbritsevale. Seni ma arvan, et kultuskohta on üldse väga raske leida, sest kultuskoha ümber tavaliselt mingit püsivat kultuurkihti ei teki. Nii, ja nüüd me jõuame siis aastasse 1219 juunisse, nimelt 13. juunil siis Valdemar II oma laevastikuga, milles siis kroonikate järgi või Henriku Liivimaa kroonika järgi oli 1500 laeva, jõudis siis Tallinna alla. See laevastik on ilmselt ülepaisutatud, et kui selles laevastikus oli ka paarsada laeva, oli ka piisavalt suur, aga see arvuks. Nagu ma ütlesin, et kuningas Valdemar II jõudis siia Tallinnasse 13. juunil, ma toetun Henriku Liivimaa kroonikale, ja lahing leidis ise aset 2 päeva hiljem, 15. juunil. Aga enne võib-olla üks selline huvitav fakt, et möödunud suvel käies Naissaarel leidsin ma endale üllatuseks ka sealt, kui Tallinnas on Taani kuninga aed, on ka Naissaarel Taani kuninga aed. Ja see Taani kuninga ja kuningatalu, mis siis oli giidi jutu järgi väga populaarne väljasõidukoht tallinlaste hulgas enne teist maailmasõda, praegu ei ole sellest talust midagi enam järgi peale suurte õunapuude. Kust see nimi, miks on seal kuningatalu, millega see seotud on, kui vana see nimi on, me ei tea. Aga tulles tagasi nüüd siis sellesse 1219. aasta 15. juunisse, siis lahing, kus ta toimus, on pakutud välja üldiselt 4-5 kohta Tallinna linnas, aga kõige populaarsem on võib-olla praegune siis Vana Turg, sest Henriku Liivimaa kroonikas on kirjas, et eestlased ründasid taanlasi 5 küljest. Ja kui me nüüd vaatame praegust Tallinna kaarti, siis vanalinna või vanale turule suububki täpselt 5 tänavat. Ja seetõttu on see kõige nagu populaarsem teooria. Aga siin on, ütleme, tänapäeva situatsioon kantud lihtsalt üle sellesse tollesse aega, nii et see võib-olla päris paika ei pea. Siis näha on nüüd siin see punane või niisugune roosa ring, siin on näha siis oletatav, kus oli Taani kuningas Valdemar II telk, umbes selles kohas, kus siis praegu on Taani kuninga aed, arvatakse. Ja siis tema siis määratud Eestimaa piiskopi Teoderihi telk, kes siis selles lahingus surmaga sai, oli siis, on siis toodud siia Tõnismäele. Tapeti Teoderih tegelikult ekslikult. Arvati, et rünnatakse kuningat. Et ilmselt oli see telk ka piisavalt suur ja uhke. Lahing lõppes, kahjuks eestlaste kaotuse ja taanlaste võiduga ja algas siis Taani aeg
siin Põhja- ja Kesk-Eestis, mis kestis aastani 1346, kui Valdemar IV müüs siis Põhja-Eesti ja Järvamaa Saksa ordule. Aga Taani kuningas Valdemar II üsna kiiresti peale seda lahingut Eestist lahkus, jäi siia Lundi peapiiskop Andreas Sunesen mõneks ajaks ja kui Valdemar II tuli siia 1223 Tallinnat külastama, siis üks tema vasallidest ta vangistas ja nagu Erki Russav ilusti ütles, et Tallinna areng pandi stopi peale. Et püüti hoida seda, mida oli vallutatud, aga mingit arengut ei toimunud. Uuesti hakkas, uus tõuge anti Tallinna arenguks aastal 1227, kui siis Tallinn läks mõõgavendade ordu kätte ja seda me võimegi lugeda siis selle Tallinna arengu või selliseks stardiks või alguseks. Aastal 1230, nagu ma varem juba ütlesin, mõõgavendade ordu kutsus Ojamaalt 200 saksa kaupmeest, et tulge siia, et siin on võimalik hakata siis kaubandust arendama, kauplema, hakati ehitama Niguliste kirikut, mis on pühendatud Nikolaosele, siis kaupmeeste ja meremeeste pühakule.